Selles videos saate teada, kuidas jagada erinevat sisu Zoomi sessiooni ajal, olgu selleks siis koosolek või tund õpilasega. Selleks sisuks võib olla mis iganes fail teie arvutis või mõni veebileht või rakendus. Alustamiseks avage akna alumise osas oma koosoleku jagamise ekraan. Siin pakutakse teile erinevaid võimalusi sisu jagamiseks. Näiteks kogu oma arvuti töölaua jagamine või erinevate juba avatud rakenduste jagamine. Samuti on siin advanced kasutamise mooduseid ja jagada saab ka sisu erinevatest failikeskkondadest, kus teil võib-olla juba kontod ja failid on. Kui te plaanite jagada sisu, mille puhul te tahate, et hääl oleks ka kuulda, nagu näiteks kolmanda osapoole video või mõni helinäide teie arvutist, siis valige kindlasti arvuti heli jagamine vasakpoolses alumises nurgas. Et tagada see, et teie osalejad saaksid kuulda teie arvuti heli. Kui olete valmis jagamist alustama, valige Share nupp paremal allnurgas. Ekraani jagamist on alati võimalik peatada, vajutades nuppu Stop Share. Kui te soovite jagamise pausile panna, et teha paus või valmistada ette uus materjal, mida näidata, siis vajutage Pause Share nuppu. Kui te soovite uut sisu jagada, siis valige ülevalt menüüst New Share, valige uus sisu, et teha sujuv üleminek uuele sisule.